Ma ei tea, kas see info on juba jõudnud sinuni, aga 19. augusti õhtul saame me üle pika aja taas Zoomis kokku. Ja sedapuhku meie kokkusaamise põhjuseks on lähisuhted. Ehk siis võtame abiks Human Design süsteemi ja räägime lähemalt sinust lähisuhetes. Ehk siis millised ootused, igatsused, vajadused ja ihad tulevad teemaks siis, kui laual on lähisuhe. Ehk siis nendes kõige intiimsemates, kõige lähedasemates ühendustes, mida sina, just nimelt sina iseendana, ilma igasuguste normide, ootuste, ühiskondlike reeglite või siis võib-olla ka päritoluperest edasi antud väärtusteta, tegelikult vajad, igatsed, ootad ja hindad. Milliste partnerite poole võid sa tunda tõmmet? Täiesti sellist sõnul seletamatut alateadlikku tõmmet ja kuidas teinekord sellest tõmbest täisväärtusliku pikaajalise suhte loomiseks ei piisa, kuidas eristada seda, kust tekib mingisugune kandev vundament, milline suhtevorm tegelikult sulle endale olemuslikult võib sobida, kas üldse oled loodud sellisteks pikaajalisteks püsisuheteks ja kuidas tegelikult toime tulla selliste sisemiste konfliktidega, et oota, aga peaks olema nii või siis selline suhtevorm peaks tegema mind õnnelikuks, aga mingil põhjusel ma näiteks tunnen, et ma lämbun. Ja kuidas väga paljud asjad, mida sa enda arvates hindad ja väärtustad, võivad kardinaalselt muutuda, nii kui mängu tuleb keegi teine. Ja räägime ka sellest, et kuidas me tegelikult suhetes loome väga erinevaid ühendusi, kuidas suhteid ei ole võimalik omavahel võrrelda, mis siis, et me seda siiski kõik teeme. Ja kuidas hakata päriselt hindama seda, mis on. Ja kuidas nagu tunnetada sügavamalt, kuidas paremini aru saada sellest, et kas tekib ühisosa, kas seal on ka olemas see potentsiaal millekski enamaks. Või tegemist on lihtsalt millegiga, mis on puhtalt selline särin, selline elektromagnetiline särin. Ehk siis alguses oli mul kavas korraldada see sündmus ainult vallalistele. Noh, et stiilis õpi ennast tundma enne, kui sa uude suhtesse astud ja hakka ka kohtamas käies paremini aru saama sellest, et mis ja kuidas sul erinevate inimestega klikib. Ja siis ära võrdle inimesi omavahel, vaid õpi hindama ühendusi eraldiseisvalt teineteisest. Aga siis mul turgatas, et oota, aga tegelikult sellest kõigest võiks olla väga palju kasu ka kõigile inimestele, kes on juba suhtes. Sellepärast, et sõltumata sellest, et meil on kõigil justkui sellised inimlikud baasvajadused, siis see, mida me peame täisväärtuslikuks või õnnelikuks suhteks, on meie kõigi jaoks väga-väga erinev. Nii et kui teema on sinu jaoks aktuaalne, siis viska pilk peale, pikema ürituse kirjelduse leiad minu humandesign.ee kodukalt.